Tere ka minu poolt. Et selle teema juurde minna, siis tegelikult peaks ma ERMi poolt alustama sellest oluliselt kaugemalt. Et tegemist on päris habemega looga, et põhjusmõtteliselt seda projekti on meil juba jõudnud arendada 3 direktorit. Teeme me seda aastast 2009 laias laastus. Aga kogu see ideestik, mida ma siin täna ka pärast nagu näitan, on arenenud välja järjest erinevatest etappidest, aga kõige selle lähtealuseks on ikkagi 2009. aastal, kui me hakkasime nüüd tõsisemalt tegelema oma uue Eesti püsinäitusega, siis mingisugused teatud konkreetsed aspektid, mida me milliseid digitaalseid lahendusi ja millisel viisil me tahame neid oma püsinäitusel näha, millised eesmärgid me endale nagu selle püsinäituse tegemisel nende digikihtidega seame ja millised on need võimalikud laiendused siis tulevikuks. 2009, kui me selle projektiga minema hakkasime, siis tegelikult oli algne plaan või algne ideestik olnud kogu aeg liikuda nende niinimetatud avalike digilahendustega 2 suunas. Üks on see, mis on siis konkreetselt seotud meie püsinäitusega, mida me siis nimetame Muuseum koju kaasaks või targaks piletiks selleks lahenduseks. Ja teine, mida siis eriti siis lansseeris Tõnis Lukas sel ajal, kui Eesti Rahva Muuseumi direktor oli siis ERMi niinimetatud televisioon. Ehk et me tahaksimegi neid asju nagu väga lahus hoida, et mis nende põhimõtteline erinevus on, siis see Muuseum koju kaasa lahendus on väga tihedalt ja väga konkreetselt seotud ikkagi meie püsinäituse või näitustega ja kõik sellised muud muuseumites või ka teistes mäluasutustes kasutatavad lahendused, mis eriti siis muutusid populaarseks siin viiruse perioodil, mingid tuurid, mingid sellised videoloengud ja kõik muud, et me seda asja tahaksime nagu täiesti lahus hoida. Ja pigem oleme me lükanud ka selle tahaplaani, sest et nagu kõikide nende asjadega on, et ka see eks me ka ise siin selle kinnioleku ajal tegime välkkiirelt mingisuguseid selliseid saateid või klippe või kuidas neid parasjagu nimetada, aga kui nüüd üdini aus olla, siis eks see üks paras rämps visuaalselt ole, mida me toodame sellisel ajal. Et ikkagi see nõuab ikkagi väga korralist tehnoloogilist lahendust, väga korralikku visuaalset lahendust, et sellise väriseva käega tehtud videoülekanded kuskilt ekspositsiooni vahelt, ega nad ikkagi väga jätkusuutlikud ei ole. Aga nüüd konkreetsemalt rääkida seda Muuseum koju kaasa, siis selle lähte selliseks tõukeks meie jaoks oleks Pille Runnel siin, sest hakkaks luksuma kohe praegusel hetkel, oli see, et kuidagigi moodi Eesti püsinäitusel, meie suurel näitusel ohjeldada teadlaste sellist sellist väga pikki ja põhjalikke seletusi mõne lihtsa asja kohta. Ehk et kuna meie näitus, Eesti püsinäituse pind on ikkagi 3500 ruutmeetrit ja neid eksponaate on seal palju, ainuüksi ekraane on 400 ringis, siis me ju kehtestasime koostöös siis juba nii näituse kujundajatega kui ka siis omakeskis sellised väga ranged reeglid nendele tekstimahtudele, mida me näitusele esitame. Et tegelikult ei ole meil Eesti püsinäitusel mitte ühtegi teksti, mille pikkus oleks pikem kui 2000 tähemärki ja see käib ka ajastu kohta. Et kõik ülejäänud mahud on oluliselt väiksemad ja see viis siis omakorda järgmisele mõttele see, et kuidagigi moodi peaks neil ikkagi olema ju võimalus siis seda informatsiooni, mida nad on aastate pikkuselt kogunud ja uurinud, siis täiendavalt esitada. Ja et selleks siis olekski tulevikus või ka siis praegusel hetkel siis see keskkond, mida me nimetame Muuseum koju kaasa. Lisaks me leidsime, et oleks siis ka tore loomulikult veel neid funktsioone omavahel ühendada ja selleks ühendavaks lüliks sai siis niinimetatud targa pileti projekt, ehk siis, mis on siis tänaseks
valminud, nüüd ka tänaseks juba üle 3 aasta töötanud ja töötanud igasuguste tõrgeteta ja hädadeta, on siis see niinimetatud etiketisüsteem, mis meil on siis digitaalne majas ja mis siis automaatselt on siis kasutatav ka siis tõlgete edastamiseks ekspositsioonist. Ehk et kui te olete omandanud siis pääsmenäitusele, siis nüüd digietiketid võimaldavad teil tänasel päeval siis vaadata või saada osa sellest näitusest, tekstidest ja kõigest muust 7 keeles. Ja jumal annab ja raha kuskilt leiame, siis võib-olla neid keeli on varsti 8, 10 või 50. 50 on see maksimaalne maht, mida me siis sinna tegelikult nagu sisustada saaksime. Ehk siis sellel targal piletil on siis algusest peale olnud meie jaoks suur soov ja tahtmine, et ta kindlustaks meile täidaks meile 3 konkreetset funktsiooni, täpsemalt isegi 4, no esiteks on see, et pilet on pilet, eks ju, ta on mingisugune dokument, mis võimaldab sul minna sisse, näitusele sisse, läbida värava, et sa saad siis endale näitustalale sisse. Teine on siis seesama, nagu ma nimetasin, siis see keelevahetuse moodul, mis temasse on siis sisse kodeeritud. Selleks me küsime külastajatelt, mis keeles nad soovivad näitust vaadata siis kassas, kus me neid pileteid väljastame. Ja nüüd kolmas variant siis, tähendab, on kolmas variant, mis on ka tegelikult vahepeal juba, mis on toimunud ja mida me siis ka isekeskis salaja kasutame, ehk see on siin nimetatud suure venna funktsioon, ehk et aitab meil siis saada aru, mida meie külastajad meie näitusel teevad, kus nad käivad, kaua nad seal aega veedavad ja milliseid eksponaate vaatavad, ehk meie jaoks on hästi oluline teada saada, et kuna me oleme selle püsinäituse oma arhitektuuriliselt loonud niimoodi, et me saame seal suhteliselt lihtsate vahenditega teha ka mingisuguseid muudatusi, ehk et siis me täna tahamegi jälgida seda, et kui me avastame, et mingi vitriin või mingi teema või mingisugune ekraan on selline, mille juures inimest isegi ei pidurda, siis järelikult on see mõttetu, tuleb ära vahetada, panna sinna mingisugune teine teema, mis inimesi huvitab. Kolmas funktsioon ja 4 on siis nüüd see sama muuseum koju kaasa, ehk et see rakendus peaks siis tulevikus võimaldama teil näitusel viibides, andes siis märku oma piletiga ühele või teisele eksponaadile, et see teema teid huvitab ja siis selle märgi all paiknev lisainformatsioon salvestub siis teie personaalsele leheküljele veebis, kuhu te siis kodus sisse logides võite siis minna vaatama kõiki neid järjehoidjaid, mida te siis olete näitusel lisanud ja see, mida te siis sealt saate kodus, see on teile siis üllatus, sest ega me siis näitusele ei hakka teile seletama, mida me teile koju kaasa anname, selle pakite ikkagi kodus lahti ja vaatate siis. Me oleme, mis on olnud nagu, enne kui ma hakkan nüüd nagu väitlema seda visuaalset poolt ja disaini, et siis, mis on olnud nagu meil probleemiks, ega tegelikult suurt probleemi ei olegi olnud. Et see ajaline faktor on veninud, on olnud tegelikult pehmelt öeldes ajalooline paratamatus. Et üks asi on see, et meie püsinäitusel tegemisest võttis osa ju arutu hulk inimesi ka väljaspoolt maja. Ehk et me ise naerame, et tegelikult iga eksponaadi või iga vitriini juures töötas 2 doktorikraadiga inimest pluss siis nende kaaskond. Ja neid oli, me oleme kokku lugenud, et selle ekspositsiooni loomisel osales circa 400 inimest. Et kui me nüüd ühel hetkel selle ekspositsiooni valmis saime ja see teekond oli kestnud peaaegu 6 aastat, siis olid ka inimesed mõnevõrra väsinud. Toimus ju tohutu spurt, me ehitasime oma ekspositsiooni üles põhimõtteliselt 9 kuuga pärast seda, kui maja meile üle anti. Kodus keegi sel perioodil vahepeal ei käinud. Pärast seda langes meile kaela periood, kus me pidime ära haldama kuidagi selle, nagu kõik teavad, kui midagi uut avatakse, siis on see külaliste tulv. Ja tegelikult me võtsime selle uuesti riiulist välja selle lisafunktsiooni 2018
ja just selle mõttega see, et kui see esimene ring külastajaid on ära käinud, kõik teavad, et 3 aastat pärast uue asja avamist võid sa põhimõtteliselt seista jalga üle põlve ja võtta kassast raha välja, mis sulle sinna on toodud. Pärast seda tuleb hakata midagi tegema, et see külastatavuse huvi säiliks, muutuks suuremaks, tekiksid mingisugused uued seltskonnad, kes käivad maja vaatamas ja nii edasi. Me ei tahtnud, me oleme oma selle Muuseum koju kaasa süsteemi sidunud väga tõsiselt ainult maja külastamisega. Nii et kuskil, kui te surfate internetti, et mis materjali seal nagu lisaks antakse, me ei anna neid. Selleks, et neid materjalide ligi pääseda, peate te tulema kohale, ostma pileti, tegema oma valikud ja pärast seda te saate selle materjali kätte ja teatud aja vältel siis te saate neid materjale kõigi kasutada. Et me oleme umbes praegu mõtteliselt seadnud, et need teie järjehoidjad säilivad siis selles koodialuses keskkonnas circa aasta, et ei ole mõtet ka tekitada selle nagu pilve nagu järjest rohkem paisutada, et me anname endale väga selgelt aru, et ka näiteks terve klass võib läbi piiksutada kõik elemendid, mis seal näitusel nagu on, korjata endale kokku 300 linki ja siis need pärast nagu see kogum seisabki kuskil, et seda ei ole ka mõtet nagu aegade hämaruseni pidada ja lõppkokkuvõttes, et vahepeal võiksite te uuesti tagasi tulla ja vaadata, kas me ei oleks midagi uut teinud. Et kas see on nüüd viisakas öelda või ebaviisakas öelda, aga see mingisugune selline, meie selline varjatud kommertshuvi on ikkagi nagu siia lõppkokkuvõttes ka sisse peidatud, sest et paraku kõiki neid arendustöid ja asju me teeme ju ikkagi nagu selle tulu pealt, mida me ise teenime lõppkokkuvõttes. See meie keskkond paikneb siis aadressil, nagu te näete sealt ülevalt, muu.erm.ee, ehk et see on siis tema koduaadress ja sellele lehele te pääsete siis sellisel viisil, kui te olete käinud meil majas, saanud sellise pileti konkreetse. See pilet on siis, siin on pärast natuke tehnilist kirjeldust ka selle kohta, et ta sisaldab siis kiipkaarti, selle piletiga te siis märgite konkreetsete eksponaatide konkreetsete märgise, ehk see I-märgis on meil siis see märguanne näitusel eksponaatide juures, kus te seda infot kaasa võtta saate, märgistate oma piletiga ära selle koha, mis teile huvi pakub ja kui te koju jõuate, siis te logite sisse siis sellesse keskkonda igal piletil oleva unikaalse koodi alusel, ehk see on see, mis siis võimaldab teil juurdepääsu siis konkreetselt teie enda nagu siis koduleheküljele selles keskkonnas muu.erm.ee. Võiks ka nüüd pikalt rääkida, miks ta on muu.erm ja milliseid koosolekuid me selleks pidasime, aga las ta jääb. Kiiresti võin öelda ainult see, et me otsisime lahendust, mis oleks sobilik nagu Eesti inimestele, aga välismaalased ka umbes aru saaksid, millest jutt käiks. Et see muu viitab muuseumile, võib-olla siis see on mingisugune seosside. Siis te logite siia oma koodiga sellega vastavalt sisse. Me ei nõua selles keskkonnas teie isikustamist enne konkreetset isikustamist. Ainult sel hetkel, kui teil tekib tahtmine või kiusatus siis sellesse keskkonda nende materjalide juurde, lisada juurde oma kommentaare, laadida sinna juurde täiendavaid materjale, mida me mingitel puhkudel võime küsima. Lihtne näide on näiteks see, et kui te olete näiteks meie püsinäitusel ära märkinud Balti keti teema, siis te saate selles keskkonnas vaadata siis neid samu pilte, mida on seal praegu sellel puutelaual näitusel umbes 3000 ringis, te saate siis seda sama rakendust, puutelaua rakendust rahulikult sirvida siis koduses õhkkonnas või siis oma multimeediaseadmes, aga seal on siis ka võimalus see, mis on ka meil üleskutse nagu kodulehel olemas, et kui teil on ka teie isiklikke fotosid Balti ketist või te olete seal osalenud, siis te saate need pilte meiega jagada, meile neid saata. Aga kõik see, et sellisel puhul me hakkame nõudma või me küsime juba teie konkreetset isikustamist. Et see on nüüd paljuski seotud kõikvõimalike autoriõiguste, andmekaitseseaduste ja muude asjadega.
et üks asi, miks me seda ei jõudnudki käivitada praegusel hetkel, iseenesest on ta füüsilisel kujul valmis, on see, et me praegusel hetkel just tegeleme või oleme tellinud juriidilise analüüsi siis kõikidele nendele nüanssidele, mis puudutavad isikuandmete kasutamist, isikuandmete töötlemist, ka tegelikult mingisuguste õiguste automaatset üleandmist meile, kui te selle keskkonna kaudu jagate meiega näiteks oma mälestusi, fotosid, filmilõike või mida iganes. Ülesehitus on ta siis kogu sellel süsteemil see, et vitriinide küljes olevatel siis konkreetselt nendel digitaalsetel etikettidel on siis arvutivõrku ühendatud seadmed, sinna on ehitatud siis NFC lähivälja tehnoloogia vastuvõtjad, iga seade on võrgust tuvastatav ning muuseum kaasa koju sisuga lingitav, ehk et siis igal siis sellel näitusel oleval e-etiketil on siis oma aadress, mis võimaldab siis kõiki neid materjale siis meie serveris võimalikult suhteliselt lihtsalt hallata. Inimene saab siis sellise pileti, siia sisse on ehitatud kiip, on võimalik kasutada ka QR-koodi ja pärast sellega ei olegi muud kui näitusele. Siin on paar sõna nüüd pandud terminoloogia kohta, aga ma olen seda vist põhimõtteliselt ka juba nagu seletanud. Ja kuidas see siis välja näeb, siin on veel siis nagu visuaalselt kujundatud, et kes on meie majas käinud, teab neid raamatukujulisi valgeid etikette, ühel pool on seal märgistus, mis siis on mõeldud keelevahetuseks ja teisel pool on siis seesama märgistus, mis on siis selle info kaasavõtmiseks. See kohapealne e-etikett annab ka sellest märku, et te olete selle lingi endale salvestanud, ta ütleb teile seda seal koha peal, et tänan, et te olete selle informatsiooni siit endale kaasa võtnud, mis on üks märguandeks, et see niinimetatud kontakt siis on põhimõtteliselt nagu toimunud. Ja välja näeb see siis sellisel viisil, kui te nüüd olete sellele kodulehele oma siis selle koodiga sisse loginud, siis avaneb teie ees täpselt selline pilt. Ehk et siis teie poolt kaasa võetud lood, kaasa võetud teemad on siis antud nende pealkirjadena ja siis omakorda siis nendele klikkides avanevad siis kõikvõimalikud erinevad materjalid ühe või teise teema puhul siis näitusel. Nüüd see on siis nagu järgmine aste juba, et kui te nüüd olete avanud ühe selle konkreetse lingi, siis ta ka näitab sellel näitusel oleva puu järgi, mis kohast või mis ajastu teemast te olete siis selle konkreetse lingi kaasa võtnud ja mis võimalused on siis, millised allikaid või materjale või mida me siis saame nüüd konkreetselt sellesse mootorisse sisestada, on siin nüüd siis ära loetud, et on nii tekstiblokid, pildiblokid, tekstiblokk pildiga, pildigaleriid, piltide võrdlus, videod, viited, lingid, tsitaadid, et see siis nagu meie töövahend, mille on siis loonud agentuur Iglu meile, võimaldab siis igal konkreetse eksponaadi kuraatoril siis valida need tööriistad, mille abil ta tahab siis seda teemat konkreetselt laiendada. Ja selle me jätamegi iseenesest täiesti konkreetselt iga kuraatori enda otsustada, kes tahab, võib riputada sinna oma monograafia, kui ta arvab, et see on kõige huvitavam asi, mis selle teema kohta öelda on, kes tahab, võib sinna panna näiteks lingid samaliigilistele esemetele, mis on meie kogus, sest näitusel on ju väljas üks, aga hoidlas on veel 2464, eks ju, ja nii edasi ja nii edasi. Et see variant, mida siis sinna nagu panna, seda siis nüüd konkreetselt hakkavadki, on saabunud teadlaste õnnepäev, ehk et seal saavad nad nüüd oma valikuid teha siis sellisel viisil, nagu neile tundub nagu see kõige parem ja kasulikum.
et noh, üldiselt on ta jah üles ehitatud meil sellisel viisil, et me ikkagi kuvame teile siis mitte kogu seda käterätti, mis need võimalused on, vaid ikkagi siis sellel leheküljel kuvatakse siis neid linke, mida te olete siis ikkagi nagu reaalselt nagu kogunud. Et noh, kogu see raamatukogu automaatselt teile lahti ei peaks minema. Ja siin on nüüd mitmeid näiteid siis see, et kuidas see lehekülg siis iseenesest, mille te olete kaasa võtnud, võiks näha, et kas on lihtsalt puhtad tekstid või on siis tekst koos kommentaari ja siis konkreetse näiteks elulooga juba isiku puhul või on siis ka igasugused täiendavad fotoalbumid, mis on siis ühe või teise teema juures. Aga siis on ka siis meie püsinäitusel olevad filmid. Meie kõige suurem peavalu selle teema puhul ongi olnud siis konkreetsete puutelaudadel olevate rakenduste ja siis ka filmide ülekandmine nüüd siis sellesse süsteemi, aga seda me väga tahame nagu teha, sest need lavastuslikud filmid, mida meie näitustel on nagu päris palju, on päris pikad. Ja inimesed ei jaksa neid tihti nagu koha peal väga põhjalikult ja lõpuni vaadata ja seda on meie käest väga tihti küsitud, et kas ei oleks võimalik neid kuskil veel täiendavalt vaadata, rahulikult nagu vaadata. Nende puhul ongi kõige keerulisem olnud see, et eriti filmide puhul, et kuna nad on tehtud Marko Raadi poolt väga kõrge kunstilise ambitsiooniga, siis nende formaat erineb sellisest tavafilmist ikkagi päris palju. Meil on seal näiteks nõiaprotsesside film, mida esitatakse 7 erineval ekraanil paralleelselt jooksvate lugudena või siin samas on praegu näide meie revolutsiooni, 1905. aasta revolutsiooni teemat käsitlevast komplektist, kus on ka 3 erinevat lugu. Ehk et nad on näitusel eraldiseisvad lahus olevad ekraanid, siis nüüd konkreetselt selle rakenduse jaoks oleme me teinud siis eraldi miksinud kokku või tähendab eraldi monteeritud kokku siis konkreetselt selle rakenduse jaoks mõeldud lahendus, kus siis need 3 erinevat persooni siis üksteise sees järel ja kombinatsioonis siis annavad siis kogu selle tervikliku pildi, mis näitusel keset neid ekraane seistes jõuab teile kätte, aga ainult ekraanilt vaadates ta sellisel viisil ei tuleks. Et me kindlasti ei tahtnud näidata, et vaata film 1, siis vaata film 2 ja vaata film 3, et nad on ikkagi täiesti tehtud omaette kunstiliseks tervikuks. Ja puutelaudade loogika on ka ikkagi see, et üks asi, mis ta näitusel on ja teine asi on see, et kui sa pead ta tõstma ümber veebikeskkonda, ja eriti lõbusaks läheb siis, kui keegi otsustab oma telefonist mitte kunagi lahkuda ja kõiki neid materjale vaadata ainult sealt, et siis see nõuab ka nende ka ütleme erinevate puutelaudade rakenduste tehnilise loogika pisut ümbermõtestamist ja ümbertegemist konkreetselt selle süsteemi jaoks. Et sellega me oleme viimasel ajal ka nüüd eriti siis kasutades seda vahepealset kinnioleku aega siis tegelenud. Ja eks suur unistus on ka see, et kui on kogu see linkimise pool, ja see koostöö huvi siis erinevate teiste mäluasutuste organisatsioonidega, et äärmise hea meelega, et kui meil on ka näitusel ju, kui me räägime näiteks, kui ma siin Ristot nägin, et kui me räägime regilaulust, on olemas sellekohased ekspositsioonid, siis ei oleks mõtet ju hakata näiteks ka mingisuguseid korralikult teostatud andmebaase siis uuesti nagu endale nagu ümber ehitama ja tegema, vaid pigem siis on see koht, kus me anname siis näiteks Kirjandusmuuseumi poolt konkreetsete viidetega lingid neile kaasa, et me hakkame varsti teie uste peale käima ja koputamas, küsimas, kas te olete nõus, et lisamaterjalina me viitame siis ühe või teise muu mäluasutuse poolt tehtud keskkondadele või linkidele. Aga see keskkonna ise tegemine on selline lõputa, et me naersime, et me võime, kui me oleme täna 111 aastased, siis järgmised 111 aastat võime me seda keskkonda vabalt sisuga täita, et
me ei ole võtnud endale mingisugust erilist eesmärki, et see peaks olema nüüd kõik need 400 vitriini kõikides oma laiades harudes peaks olema nüüd järgneva 2 kuu jooksul täidetud ja kuraatorid öösiti hullunult kirjutavad ja otsivad praegu pilte kokku. Et eks me teda jõudumööda ja aegamööda hakkamegi täitma, et sellise kohahoidjatena tänases situatsioonis on kõikide kohtade peal ikkagi näha konkreetsed need vitriinitekstid ja esemekirjeldused, mis nendes vitriinides on ja see lisamaterjal koostöös siis kõikide nende inimestega, kes aitasid meil püsinäitust teha, hakkabki sinna aegamööda juurde tekkima ja ma ütlesin, see on selline lõputu protsess, et sellist lõpptähtaega, et me nimetame, et see keskkond on valmis seal 24. aasta Tartu kultuuripealinnaks, me kindlasti ei võta, ja sellel ei olegi nagu põhimõtteliselt mitte mingit otsest vajadust ega mõtet.